aitäh, armas perekond. Ma olen kogu udus on, kas ma olen väike, natukene eraklik perekonnaliige, aga igal juhul ma tunnen, et ma olen siin ja mulle kulub perekond väga ära, sest ma olen päris üksi elan seal maal, nii et mul on väga hea meel. Aga viimasel ajal olen ma päris palju kirjutanud ja võib-olla õnneks ja võib-olla kahjuks sellepärast, et vaiba kudumine nõuab suuremat füüsist ja seda on üha raskem teha ja üha kergem on kirjutada, sest see on igakohane päris kerge töö. Võtad aga sulepea ja aga kirjutad. Ja seda ma tahaksin veel ja veel teha. Võib-olla tekib selline võimalus, ma tunnen mingit võlga Püha Franciscuse ees, sellepärast et ma väga-väga hindan ja armastan seda pühakut ja mõtlen selle peale, olen teinud ka kavandeid ja joonistusi, aga see praegu on piirdunud seda ma teen küll, et toidan kogu aeg linde, nad lendlevad seal minu maja ümber, et kui ma muud ei jõua, siis linde ma ei jaksa neid ka lõpuni toita, aga mine sa tea. Ja võib-olla see kusagil ilmub, viimane väike jutt, Maaleht palus minul kirjutada, siin oli tsiteeritud mõnda asja, aga siis tuli üks jõulujutt veel ja selle jõulujutu nimeks sai jõuluviiul. Ja niisugune kujund siis on seal, et millegi pärast tuleb mul iga kord jõulude ajal juurde meelde kevade, siis jõulukirik, kus Lible kella lõi ja Arno läks ka torni tema juurde ja siis ma mõttes lähen ka sealt trepist üles nende juurde ja siis vaatan seda Eestimaa loodust sealt tornist ja siis tuleb suur niisugune tõeline jõulutunne südamesse, siis lähen mõttes sealt trepist alla valgustatud jõulukirikusse, minu täna ta praegu on siin. Ja siis kujutan ette edasi, kuidas on, et õpetaja Laur annab ühele väikesele arglikule poisile kingituse riiuli ja kui me räägime jõulukingitustest ja siis ma arvan, et see on nagu kingituste kingitus, see oli nii ilus žest ja meile pärast siis ka võib-olla, et tundub, et muusika on see, tähendab, muusika on nagu kõige lähedasem sellele Jumalale, usule, kirikule ja siis ma mõtlesin edasi, et kuidas see viiul oli, see oli nagu sisse mässitud just Jeesus laps, mis oli siis Arno õhu peal ja kui suur see kingitus oli ja siis tuli meelde, et imed, kui me räägime imedest, siis kas ei ole mitte ime, et praegu on üks peaaegu lapseohtu moosekant ja viiuldaja, kes mängib Eesti rahva meelt kaunis kurval ajal rõõmsamaks. Ja neid imesid tõepoolest, kui panna tähele, on Arno viiulist alates kogu aeg meie ümber ja mida terasemalt sa vaatad, seda rohkem sa neid imesid märkad ja leiad. Ja veel kord perekonnale suur aitäh. Mul on väga hea meel sellest medalist ja jutud kipuvad ikka rohkem sinna Jumala kanti minema, seda ma ise tunnen. Aitäh!